Sihtasutus Eesti Terviserajad on kogumas inimeste allkirju, et Sütiste metsas saaks terviseraja ehitus jätkuda. Nimelt jõuti eelmisel kevadel langetada Sütiste metsas juba pea 800 elujõus puud, et rajada sinna terviseradu, kuid kohalike elanike vastuseisu tõttu projekt katkestati. Tegu ei ole mitte terviseraja rajamisega, vaid kergliiklustee rajamisega, mis vastab siis tänava standarditele. Et inimesed, kes kasutavad seda metsa, nendel on see tegelikult see koht, kus sa linnakärast tuled ära siia rahu ja vaikust nautima. Minu arvamus, et siin on terviserajad juba olemas. Et mina olen lapsest peale siin liikunud, neid radu kasutan nii jooksmiseks, kepikõnniks kui talvel suusatamiseks. Kõik on juba valmis. Milleks siia veel mingid laiu teid hakata tegema? Terviseraja ehituse tühistamiseks algatatud petitsioonile on allkirja andnud tänaseks üle 4000 inimese. Et elanike vastuseis sai põhjuseks, miks ehitus peatati, algatas nüüd vastukaaluks sellele petitsiooni ka Sihtasutus Eesti Terviserajad, eesmärgiga Sütiste projektiga edasi minna. Kui vaadata nüüd 100%, et kui palju sellest kaitsealusest metsast on näiteks terviseradade või teede all, et siis see on seal 1% juures. Kui sinna nüüd tekivad konkreetsed kenad terviseraja teed, et kellelt seda natuke küljest ära võtab. Igal juhul on see ju parem lahendus, kui see Kändude allee, mis sealt täna vastu vaatab. Vähem kui nädalaga on terviseraja poolt andnud enda allkirja veidi üle 1000 inimese. Nende seast leiab ka näiteks endise sportlase Kristiina Šmigun-Vähi. Teate, kui päris aus olla, siis praegu läheb ilmad läheb aina ilusamaks ja loodus läheb ilusamaks. Et kui oleks seda kogumist teinud siin 6 aega tagasi, kus seal oli väga hirmus vaatepilt, et siis oleks kiiremini need allkirjad kogutud. Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul mullu, kui ehitusega alustati, oli kohalike elanike kaasatus puudulik. Linna jaoks on oluline ka riigi Keskkonnaameti kui alavalitseja seisukoht ja nemad ka otsustavad, kas ja millal Sütiste metsa terviseraja ehitusega edasi minnakse, lisab Svet.